Hei, olen Elina, olen mõttetreener ja üks mu armastusi on eesmärkide seadmine, saavutamine ja sealhulgas tegevuste tegemine. Ja räägime täna teemal, kuidas teha rohkem, tehes vähem. Ja tihtipeale, milles meil probleem on, et me käime ringi peas segadus ja me ei saa mitte midagi tehtud, aga me ei saa tehtud sellepärast, et meil on peas segadus. Ja küsimus on nüüd, kust see segadus tuleb, sest mitte midagi ei teki iseenesest, mitte midagi ei ole iseenesest, kõigel, mida me oma elus kogeme, on põhjus ja on tagajärg. Ja mõttemaailmas siis segaduse põhjustajaks on lood, väikesemas ühikus siis mõtted, mis tekitavad meis sellist emotsiooni, mida me nimetame segaduseks. Ja need mõtted, üks põhilisemaid mõtteid, mis ei lase meil tegutsema, on see, et mul on nii palju teha. Nüüd see nõuab, et sa peatuksid, eks ole, et kui sa kuuled, et sa ütled endale, et mul on nii palju teha, siis on sul vaja peatada, sest et see on mõte, mis väljendab ennast läbi sinu keha, tekitades sulle segadust ja olukorda, kus sa ei saa mitte midagi tehtud. Üks väga lihtne viis saada sellest üle on võtta kontroll oma teadvuse ja mõtete üle endale. Aga selleks, et kontrolli võtta, pead sa andma oma teadvusele ülesande. Nimetan seda eesmärgiks. Ja üheks eesmärgiks, mida mina olen kasutanud, on päevafookus. Sa oled kuulnud kindlasti planeerimise tööriistad, et neid on igasuguseid. Üks on näiteks see, et sa võtad 3 sellist ülesannet, suuremat ülesannet päeva jooksul ja teed ära. No minu taust või kogemuste põhi ei ole mitte kuskil firmas 8-5 töötada, vaid minu tagapõhi siis nii-öelda see kogemuslik elukorraldus on pigem kodus olev väike ettevõtja, kellel on väikesed lapsed, mis tähendab seda, et kui ma ettevõtlust alustasin, mul oli 15 minutit korraga, et teha oma tööd ja päeva jooksul tuli mitu 15 minutit, umbes 2 tundi, aga ma pidin teadma, mida ma selle 15 minutiga teen ja ilmselgelt 15 minutit ei ole väga palju, et midagi ära teha. Aga midagi saab teha, kui me liidame need 15 minutit kokku. Ja siis ma võtsin kasutusele sellise mõtte või mõiste nagu päevafookus. Ehk iga kord, kui mul tekkis see 15 minutit, siis see ei olnud ka planeeritav, vaid see lihtsalt äkitselt tekkis või siis äkitselt kadus on ju vastavalt sellele, mida need kahejalgsed parasjagu tahtsid. Siis ma teadsin, millele ma keskendun selle 15 minuti jooksul. Ja kui me kasutame seda keskendumistaktikat, siis juhtub 2 asja. Esiteks see, meil kaob segadus ära, sest meil ei ole enam seal kas see või teine või 3 või mul ei ole aega ja ma ei jõua teha mitte midagi selle 15 minutiga. Mul kaob kogu see koorem siit teadvusest ära. Nüüd ma tean, mida teha ja ma saan keskenduda sellele tegevusele. Ja kui ma sellega õnnestun, mõned päevad peab harjutama, sest see on uus oskus, aga kui mul see õnnestub, siis ma hakkan nägema, et ma tegelikult liigun edasi. Jah, kui mul on tõesti 15 minutit, siis edasi liikumine on aeglane, aga see on füüsikaseadus, sellega ei tasu sõdida. Et siis on su ülesanne mõelda välja, kuidas sa saad 8 tundi ja teha seda sama. Aga kui sa selle segaduses olles ja oma lugusid rääkides ei liigu sa üldse. Nii et pigem valida see üks asi, mida sa saad teha ja siis sa liigud edasi, luues endale rohkem tulemusi, kui sa teist viisi üldse suudaksid. Nii et katseta ja ole tubli. Tšau!